Lähis-Ida sõda on veelgi laienenud ja see võib saada katastroofiks kogu maailmale. Kuigi, esimest korda võin öelda, Trump ütles, Trump tegi. Tuletage meelde, et teisipäeval ähvardas ta Fox Newsi eetris, et järgmisel nädalal, tsiteerin, me hävitame kõik nende elektrijaamad, hävitame kõik nende sillad, kui nad ei istu läbirääkimiste laua taha. Nii et ta ei hakanud järgmist nädalat ootama. Ja sel ööl, 6. järjestikusel pommitamisööl, pommitas Ameerika lennuvägi Iraani lõunaosas asuvaid sildu, nii maantee kui ka raudteesildu, lõigates riigi peamise sadama Bandar Abbasi ära teedest, mis viivad Teherani. Ja Iraan tunnistas esimest korda kogu sõja jooksul lööke oma energiasektorile. Energeetikaministeerium palus sõna otseses mõttes Iraani lõunaprovintside elanikel säästa elektrit. Elektrikomitee, kuigi USA ei teata rünnakutest energiasektorile. Ja Teheran vastas sellele kõigele nii, nagu pole kunagi varem vastanud. Rakettide sihtmärgiks olid korraga 7 riiki ja esimest korda sattus rünnaku alla ka Süüria. Kuid kulisside taga toimub kõige hirmsam. Iraan on juba andnud Jeemeni hutidele käsu valmistuda Babel Mandebi väina sulgemiseks Punases meres. Raketid on juba paigutatud ja rühmitus ootab vaid käsku. Selles saates on täielik ülevaade viimase 48 tunni eskalatsioonist. Mõlema poole avaldused sõna-sõnalt. Iraani ähvardused Donald Trumpile isiklikult ja kaine vastus küsimusele, kuhu see kõik viib. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, kuid enne alustamist palun teil tellida see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. Alustame siis Ameerika rünnakutest, sest sel ööl jõudis USA rünnakud uuele tasemele. Vaadake sihtmärkide loogikat. USA pommitas sel ööl sildu Harmaskani provintsis. Löögid tabasid Bandar Hamiri linna Hormuzi väina rannikul. Ja siin on võtmedetail. Löögid auto- ja raudteesildadele on ilmselt suunatud selleks, et Bandar Abbas, Iraani peamine sadam, riigi keskossa ja edasi Teherani viivatest teedest ära lõigata. Teised marsruudid on praegu veel avatud, kuid USA löögid võivad laieneda, mis võib potentsiaalselt häirida nii sõjaliste veoste ümberpaigutamist kui ka 90 miljoni elanikuga Iraani varustamist kaupadega. Mõnes mõttes meenutab see muide Ukraina kaitsejõudude taktikat, kes hävitavad just venelaste logistikat tagalas. Strateegia olemus. Ameerika Ühendriikide jaoks on see praegu selline. Ameerika on hakanud Iraani logistiliselt tükkideks lõikama. Nad ei pommita tehaseid ega radareid, vaid lõikavad näiteks riigi peamise sadama pealinnast ära. Katkestavad logistika. See tähendab, et mingid kaubad võivad sellesse sadamasse jõuda, aga edasi pole neid lihtsalt võimalik toimetada, sest sillad on purustatud. See on juba sõda riigi infrastruktuuri kui sellise vastu. Lisaks samal ööl pärast rünnakut süttis põlema juhtimistorni Chabahari sadamas Omaani lahe rannikul. Lisaks kahjustatud lennujaama infrastruktuur, telekommunikatsioonivõrgud ja raudteed. Ja nüüd ei suutnud Pentagoni juht Pete Hegseth end tagasi hoida ning postitas isegi isiklikult sotsiaalmeediasse foto kokkuvarisevast Chabahari tornist. Ja seda tegi ta uhkusega, nagu oleks see trofee. Vaadake, me hävitasime juhtimistorni, mis juhib seda sama sadamat. Aga Teheranis antakse märku hoopis millestki muust. Ja siin on üks väga oluline hetk, mis on tähtsam kui kõik hävitatud sillad. Iraan tunnistas esimest korda rünnakuid energiarajatiste vastu, kui ka ameeriklased vaikivad selle kohta seni. USA keskkoja juhatus ei ole teatanud rünnakutest energiasektori vastu. Kuid Iraani energeetikaministeerium pöördus täna lõunaprovintside elanike poole üleskutsega vähendada elektritarbimist. Selgitades, et need piirkonnad kogevad praegu äärmuslikku kuumust ja, tähelepanu, rünnakuid energiataristu vastu. Ja kujutage vaid ette, Iraani võimud paluvad näiteks oma lõunaosas elavatel kodanikel 40-kraadise kuumusega konditsioneerid välja lülitada, sest elektrijaamu väidetavalt rünnatakse. Iraani andmetel on Ameerika löökide tagajärjel juba hukkunud üle 35 inimese ja rohkem kui 300 on saanud vigastada. Ja reedel see arv kasvas veelgi. Nüüd Iraani vastus. Ja see oli sel ööl pretsedenditult ulatuslik. See ainult tõestab, et mõlemad pooled laiendavad seda sõda järjest enam.
Reede hommiku teadete kohaselt pidid kaitsemeetmeid Iraani rakettide ja droonide vastu korraga rakendama Bahrein, Iraak, Kuveit, Omaan, Katar, Jordaania ja esimest korda üldse isegi Süüria. See tähendab, et tähelepanu 7 riiki sattusid Iraani rünnaku alla ühe ööga. See on selge laienemine. Nende rünnakute geograafia laienemine. Eelmisel ööl rünnati esimest korda selle eskalatsioonifaasi jooksul Jordaaniat, nüüd siis ka Süüriat. Vaatame peamised punktid üle. Katar, ja see on eriti küüniline, sest Doha oli kogu sõja vältel Washingtoni ja Teherani vahel võtmetähtsusega vahendaja. Tuletan meelde, et Dohas varjasid end näiteks ka Gaza sektori Hamasi liidrid. Üldiselt oli Katar alati selline vahepeatuspunkt kõigile neile terroristidele. Katari kaitseministeerium teatas raketirünnaku tõrjumisest ning riigi siseministeerium teatas haavatud lapsest. Teda tabas allalastud raketikild. Islami revolutsiooni kaardivägi teatas samal ajal 15. rünnakulaine läbiviimisest USA Al-Udeidi lennubaasi vastu ning väitis, et hävitas kaugavastusradari ja mitu USA strateegilist tankerlennukit. Kui see leiab kinnitust, on see ameeriklaste jaoks tõsine kaotus. Ja Jordaanias teatas armee 3 Iraani raketi tõrjumisest. Bahrein. Iraani islami revolutsiooni kaardiväe korpuse teatel rünnati Ameerika sõjaväeobjekte Jufairis. Ja selle öö sensatsioon on Süüria. Islami revolutsiooni kaardiväe korpus teatas, et ründas Ameerika vägesid At-Tanfi baasis Süüria kaguosas. Nad nimetasid seda, tsiteerides Tasnimi agentuuri, kättemaksuks surmavate Ameerika löökide eest Iraan Shahri vastu. See on muide esimene otsene Iraani löök just Süüria territooriumile kogu selle sõja jooksul. Ja on ilmne, et selle sõja geograafia on laienenud veel ühele riigile. Siin tekkis küll teatud infosegadus, sest Süüria sõjalised allikad ütlesid väljaandele AFP, et lööki At-Tanfile tegelikult ei olnudki. Teiste andmete kohaselt viisid ameeriklased oma väed sellelt baasilt välja juba varem, 2026 aasta alguses. Seega pole ei kahjusid ega ohvreid. See tähendab, et iraanlased võisid pidulikult pommitada tühja baasi. Aga poliitiline fakt jääb faktiks. Teheran teatas, et ründab nüüd ka Süüriat. Ja kogu selle kampaania õigustuseks toob Teheran järgmise põhjenduse. Ta väidab, et sihib Ameerika objekte piirkonnas, rõhutades, et Washington kasutab oma baase nendes riikides platvormidena Iraani ründamiseks. Ja retoorika on äärmiselt karm. Edasi toon tsitaadi Hatam al-Anbiya juhtkonnalt. Me ei luba Ameerikal kui välisjõul väljaspoolt meie piirkonda sekkuda Hormusi väina asjadesse. Kui tema viimased ähvardused, sealhulgas rünnakud Iraani infrastruktuuri vastu, viiakse ellu, siin peetakse silmas Donald Trumpi, hävitatakse kogu infrastruktuur piirkonnas Iraani vägede võimsate löökide. Nagu te kuulete, kogu piirkonna infrastruktuur. See on otsene ähvardus. Mitte Ameerikale muide, vaid Dubaile, Dohale, Ar-Riyadile ja kõigile, kes on lähedal. Ja täna oli Dubais taas kuulda plahvatusi. Veelgi enam, Iraani löögid kahjustasid elektrijaama ja vee magestamise rajatist Kuveidis. Eelkõige teatas Kuveidi elektrivarustuse, veega varustamise ja taastuvenergia ministeerium, et Iraani löökide tagajärjel puhkes ühes elektrijaamas tugev tulekahju, mis põhjustas osa energiaplokkide rivist väljalangemise ja tõi rajatisele tõsiseid kahjustusi. Praeguseks on tuli kustutatud, võimud valmistuvad remonditööd alustamiseks ning seni palutakse elanikel elektrit säästa. Kuid mis kõige tähtsam, rünnakus sai kannatada üks vee magestamise rajatistest. Sarnased seadmed katavad 90% riigi veevajadusest. See tähendab, et Iraan on juba hakanud ründama kriitilist taristut. Kuid siiski pole Iraan oma viimast trumbikaarti veel välja käinud, kuid on selle kindlasti juba pakist välja võtnud. Reuters kirjutab, viidates 3 allikale, sealhulgas 2 kõrgetasemelisele Iraani ja 1 piirkondlikule allikale, Iraan palus Jeemeni Huti liikumisel olla valmis sulgema Bab el-Mandebi väina, värava Punasesse merre, kui Ameerika Ühendriigid ründavad Iraani energiatööstuse taristut. Esiteks, see pole enam lihtsalt idee salvrätikul, nagu öeldakse. Allikate andmetel arutas seda küsimust Iraan. See arutati Iraani Islamivabariigi juhtkonna tasandil ja anti edasi Hutidele. Teiseks, kõik on juba valmis.
Huutidele lähedane allikas teatas, et rühmitus on lõpetanud ettevalmistused rünnakuteks laevanduse vastu, paigutanud raketid ja droonid väina äärde Jeemeni kõrgendikele Hodeida ja Aadeni lahe kohal ning ootab käsku. Ja kolmandaks, kõige kõnekam otsuse selle kohta, millal täpselt Bab el-Mandebi väin sulgeda, teevad Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe korpuse esindajad, kes on juba Jeemenis kohal. See tähendab, nagu öeldakse, lüliti ei ole huttide käes, vaid lüliti on Iraani kindralite käes Jeemeni pinnal. Muide, kas mäletate, eelmisel nädalal ründas Saudi Araabia Sanaa lennujaama, et takistada otse Teheranist tuleva lennuki maandumist. Ja siis maandus see lennuk Hodeidas. Seetõttu pole välistatud, et just selle lennukiga lendasidki need samad esindajad, Ksir. Mida see praktikas tähendab, arutasime juba eelmistes saadetes, aga ma tuletan meelde numbreid, sest need otsustavad kõik. Hormuzi väin on olnud suletud alates veebruarist. Ainus ümbersõidutee Saudi Araabiale on ida-lääne torujuhe Janbu sadamasse. Janbu sadam asub Punase mere ääres. Ja kuni 75% kogu Saudi nafta saadetistest liigub sealt otse läbi Bab el-Mandebi väina. See tähendab, et kui teine uks sulgeda, ehk siis Hormuzi väin on suletud, jääb alles ainult Bab el-Mandebi väin. Ja siis ei jää maailma suurimal naftaeksportijal Saudi Araabial enam üldse ühtegi väljapääsu ostjateni. Jah, mõlemad väinad satuvad Iraani haardesse. Ja iga oht Punasele merele võib kohutavalt süvendada ülemaailmset energiakriisi. See rõhutab ka uue sõjakeerise plahvatusohtlikkust. Ja nüüd proovige kõik need pusetükid kokku panna. Donald Trump teatas teisipäeval, et järgmisel nädalal alustavad USA Iraani elektrijaamade pommitamist. Iraan teatas juba neljapäeval, et kui te ründate elektrijaamu, siis meie sulgeme Bab el-Mandebi väina. USA ründab reedeelsel ööl sildu, kuid pole kindel, et need rünnakud on suunatud energiasektorile. Iraan ei sulga vastuseks veel Bab el-Mandebi väina, kuid ründab esimest korda Süüriat. Üldiselt rünnatakse korraga 7 riiki. See on selge märk sellest, et iraanlastel on tõepoolest raketid olemas. Kuigi Donald Trump, tuletab meelde, kiitles, et tema hävitas need juba ammu kõik ära. Samuti tasub eraldi märkida Iraani võimude isiklikke ähvardusi Donald Trumpi aadressil. Esiteks, Teherani kesklinnas, Islaamirevolutsiooni väljakul, rippus kolmapäeval plakat, millel oli kujutatud Donald Trumpi kirstus lebamas ja millel oli kiri, tsiteerin sõna-sõnalt, We kill Trump, ehk siis me tapame Trumpi. Ja edasi minnaks juba täiesti isiklikule tasandile. Iraani välisminister Arakchi kirjutab ÜRO Julgeolekunõukogule saadetud kirjas. Kõiki vaenulike jõudude baase, objekte ja varasid piirkonnas tuleb käsitleda kui seaduslikke sõjalisi sihtmärke. Kõik varad. See on tahtlikult ebamäärane sõnastus ja sellel on hirmutav pretsedent. Tuletan meelde, et märtsikuu sõjafaasis tabasid Iraani raketid ja droonid juba Dubaid. Siis sattusid löögi alla Dubai lennujaam, Dubai sadam, hotellid, Burj Al Arab ja Fairmont Palm sellel kuulsal teislikul palmisaarel meres. Ja nüüd meenutage, kelle pilvelõhkujad, golfiklubid ja Trumpi nime kandvad tornid seisavad just seal, Dubais ja kogu Pärsia lahe ääres. Jah, see on Trumpi organisatsioon ja täna on iraanlased juba avalikult teatanud, et kui Trump ei peatu, on nad valmis alustama rünnakuid just Trumpi organisatsiooni kinnisvaraobjektide vastu Pärsia lahe piirkonnas. Ja nad on isegi avalikustanud esimeste sihtmärkide nimekirja. Muide, Dubaini jõuavad juba ka infolained. Emiraadi võimudi olid täna sunnitud ametlikult ümber lükkama võltsuudiseid plahvatustest downtownis ja just nende samade Trumpi organisatsiooni objektide läheduses ning ähvardasid nende levitajaid kriminaalasjadega. Ehk siis paanika on juba iseenesest relv ja esimese rünnakulaine ajal oli Dubai juba tühjenenud. See jäi tühjaks vaid lühikeseks ajaks. Seega praegu, kui püütakse selliseid paanikalainet käivitada, on see taas katse sundida inimesi Dubaist lihtsalt lahkuma. Nüüd räägime sellest, kuhu see kõik üldse viib. Vaadake, milline konstruktsioon kujuneb. Ajutine vaherahu on lõplikult kokku varisenud. Kõik. Memorandumid pole juba ammu enam olemas. Hormuzi väin on Iraani poolt suletud. USA kehtestas vastublokaadi Iraani sadamatele. Ja just sel ööl võtsid Ameerika sõjaväelased isegi Venjao tankeri abordile. Omaani rannikul sai järjekordne laev Iraani poolt tabamuse. Naftahinnad tõusevad järk-järgult. Mõlemad pooled ründavad üksteist juba 6. ööd järjest.
ja kumbki pool ei anna avalikult märku valmisolekust läbirääkimiste laua taha naasta. Eskalatsiooni redel on siit vaadates hirmutavalt selge. Astme kaupa. Esimene aste on tegelikult juba täna öösel läbitud. Esimene aste on sillad, logistika ja esimesed kinnitatud löögid energeetika pihta. Ehk siis veel kord, Iraan väidab, et löögid energeetikale on juba toimunud. Ameeriklased vaikivad selle kohta. Teine aste ongi need samad ulatuslikud löögid elektrijaamadele, mida Trump järgmiseks nädalaks välja kuulutas. Kolmas aste on automaatselt islami revolutsiooni kaardiväekorpuse käsk Jeemenile, et Jeemeni hutid hakkaksid Bab el-Mandebi väina sulgema. Ja just sellel kolmandal astmel satume me kõige keerulisemasse olukorda. Praegu oleme veel esimesel astmel, kuid USA on juba hakanud justkui teisele üle minema. Kas on võimalus sellelt teelt kõrvale pöörata? On küll, ja see on samuti nähtav. Trump annab praegu siiski märku diplomaatia võimalusest. Vahendajatena jätkavad tööd Pakistan ja Katar. Katar ei loobu vahendaja rollist isegi Iraani rakettide all ning lükkab ametlikult ümber väited, et on nõustunud sõjalisteks tegevusteks Iraani vastu. See tähendab, et Doha jääb endiselt diplomaatia tõmbekeskuseks. See tähendab, et diplomaatiakanalid on endiselt elus. Probleem on siin mujal. Mõlemad pooled usuvad praegu siiralt, et veel vaid üks löök ja vastane murdub kindlasti. Trump usub, et sillad ja elektrijaamad sunnivad Teherani loovutama Hormusi väina. Ja Teheran usub, et Bab el-Mandebi väina sulgemise ähvardus ja oht Donald Trumpi kinnisvarale sunnivad teda kindlasti taanduma. Ja kui mõlemad mängijad on kindlad, et võit on sõna otseses mõttes ühe löögi kaugusel, kuid keegi ei taha peatuda. Ja nüüd on kogu tähelepanu kahele tegurile. Kas Trump pommitab Iraani elektrijaamu ja kas Iraan viib ellu oma ähvarduse sulgeda Bab el-Mandebi väina? Tegelikult on see mõlema poole peamine ja viimane ähvardus. Ja siin, mulle tundub, lähenemegi selle sõja kulminatsioonile, kes, nagu öeldakse, annab esimesena järele. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma mõtted ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Palun tellige see YouTube'i kanal. Tellige minu Telegrami kanal Pitchi News, link sellele on selle video kirjelduses, seal avaldame uudiseid kohe, kui need saabuvad. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha, tehes annetuse mõne selle video kirjelduses oleva lingi või rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!